Tervist, minä Illar Kohvina. Tänään on laupäev 26. juuni aastal 2021 ja tänaseks on jaanipäev möödanik. Aga ma üritaks nüüd ühendust võtta mitmete meie tuntud meelelahutajatega ja küsida, kuidas neil jaanipäev siis möödus, et milline kõige põnevam seik oli, kas sama roosiliselt kui see roosi põõsas siin. Helistan Tiit Seik Ainsalule, aga paraku tema vist ei vasta praegust. Helistan nüüd Arnold Oksmaale, vaatab, kas tema vastab meile. Hallo, tervist! Arnold kuuleb, jah? Tere, Illar, hea sõber, Arnold Tallinnast, jaa. Tahtsin teha lühiintervjuud küsida, et milline kõige eredam jaanipäeva üritus sul oli, et mis meenub kohe? Tere, Illar, ja tere sinu blogilugejad. Ütleme nii, et alles täna peale lõunat sain veits endale vaba aega. Nimelt mul oli siin 2 jaanipidu. Nimelt üks oli siis Pärnu Vallikäärus 22. juulil ja seal oleks väga hästi. Seal olid bändid peal, mina ja rahvast oli palju. Et see jaanipäev jäi mulle väga eredalt meelde. Ja siis eile just lõpetasin eile õhtul toimus pidu, oli 25. juulil ja oli nimelt meil Raplast Nõmme kõrtsis koos Hellade Velleda, Rita Liiver ja Edviniga kurjad plaanid ja täna tehtud, aga ütleme nii, et Pärnu jättis väga kihvti mulje. Pärnu rahvas. Ja kas sa saad öelda nüüd seda ka, et lähimal ajal, kas on ka mingisugune plaan kohe, et kus esinemine on? Tooda, meil tuli siin üks mingisugune, ma ei oska nüüd öelda, kas see nüüd on päris, nüüd tulemas, aga meid küsis Võru rannaklubi küsis, et ma olen nüüd päris kindel, millal see peaks toimuma juulis. Ma ei oska kuupäeva öelda, aga juulis peaks tulema Võru rannaklubi millalgi. Et on küsitud, aga kindlalt veel ei ole. Aga nüüd peaks nagu väike paus ka olema, sest hääl vajab ka puhkust, aga ütleme nii, et Pärnu Vallikäär rokkis täiega ja vaadates sinu Toonekure videosid ja Tormi videosid, oli sul ka, Illar, vist meeletu jaanipäeva möll seal. Oli, jah. Aga soovin sulle kõik ilusat ja kohtume jälle. Aitäh, kallis Illari lugejad ja veel pean ütlema, et väga palju on tagasiside tulnud Zodiaagi peost, mis toimus siis Tartus umbes paar nädalat tagasi. Siiamaani kirjutatakse sellest mulle, fännid kirjutavad pilte, saadetakse, et rahvale meeldis, see mulle meeldis kõige rohkem. See oli selline hubane, mõnus, rahvast oli koos ja täielik möll nagu kõikidele artistidele nagu Illar Kohvile, Eiki Ainsalule, Popstar Raitsile, George Velvetile peab kohane, et Zodiaagi pidu alustas selle esinemiste sarja, et suur tänu kõigile teile, kallid head sõbrad. Ja, kõik head sulle, Arnold, tšau praegu. Aitäh, Illari blogi ja lugejad. Tšauka! Nii, proovin nüüd stripper Marko Tasasele helistada. Kas temaga saan rääkida? Nii tundub, et stripper Marko Tasan ei ole praegust kätte saadav. Nii, helistan nüüd Joonas Kolostubile, kes on Spiili Miilist, aga ma ei tea, kas ma teda saan kätte. Vist ei saa. Nii, teen Marko Tasasele uue katse. Nii, ehk nüüd õnnestub Marko Tasasega. Hallo? Tervist! No hallo, kas slipper Marko Tasane kuuleb? Kas sa mind näed või näeb ja kuidas see Ei, nägemist polegi, piisat kuulata saab. Mul üks küsimus lihtsalt, et milline kõige meeldevam jaanipäeva seik sul selle aastal oli? No ega neid seiku seal ju ei olnudki, ma käisin ju seal Saaremaal käisin. No kuidas sul läks seal? No mis seal läks, see tuli, ühesõnaga ma need bussisõite väga ei kannata, tead, et need olid ikka väga pikad. Ma olen 2 korda käinud Saaremaal, aga seal siis oleme autoga käinud, nagu see on see kiiremalt läinud, aga nii vara üles ärkamine, kell 6 ärkad juba üles, hommik on ju järgmine päev, siis oli niimoodi, et ka
noh, siis sa vedelesid seal hotellis, on ju, sellepärast, et ega kuskil eriti ju minna ka ei hakka nagu. Selles oli asi, et bussid käivad väga halvasti praegusel ajal. Et isegi Tallinnast Tartusse, kui sa tahad tulla, siis on siin nädala keskel kell 21, vaata, viimane buss on täitsa lasteaed. Ei, no muidu oli väga tore kõik, et mis seal ikka, et ega noh, minu jaoks see Saaremaa nagu niivõrd suure märgilisusega nagu ei olegi, ma ei tea, eks igal inimesel on enda mingi koht, mis on nagu meeldib, mina nagu Saaremaas eriti midagi nagu ei leia, on ju. Aga kuidas see publik on niisugune nagu ütleme keevalisem või vaoshoitud tasane? Kuidas ta nagu... No keskmine, rohkem nagu oli nagu keevalis ja oli nagu vaoshoituimaid, et eks nad kartsid seda Heiki Ereti kaamerat, mis oli sinna keset lava kohe või sinna lava ette nagu pandud. Tegelikult publik kardab kaamerat pisut ikkagi. Et noh, kardavad, et pannakse ei tea kuhu jälle üles, on ju, ja kui sa filmid seal mobiiltelefoniga, siis ei ole midagi, on ju. Oota, Eret oli ka kohal? Muidugi, rahvas oli laiali väljas ja sees ja kui ma läksin bussiga, siis oli isegi üks neiu, keda ma tundsin ja siis tema see vend, keda ma tundsin ja kes on mul, no vaata Christopher King, kes on mul ka videotes olnud ja muusikat teinud mulle, et tegelikult see Eesti on küllaltki väike ikka, et noh, teeti pilte nii ja naa, aga ma ütlen veel kord jah, et ega mina nagu selline Saaremaa fänn nagu ei ole selles mõttes, et noh, ma ei ole nagu kunagi olnudki, sellepärast ma seal vist nii vähe olengi käinud. Eks need pakkumisi on olnud, aga vaata kliendil läheb see nagu, üksikul kliendil läheb see kulukaks. Ma ei ole küll kallis, aga lihtsalt see sõit. Aga milline Eestimaa paik sul üldse lemmik siis on? Et milline Eestimaa paik sul lemmik on? Tallinn ja Tartu võib-olla. Selge. Ei, Tallinn ja Tartu ongi, ega rohkem neid ei olegi sellised, kus ma ennast väga hästi tunneksin Eestis. Nagu Tallinn ja Tartu. Ja kas nüüd lähimal ajal käsinemisi kuskil on? Jah. Et tahad midagi mainida ka või on niisugused erapeod, mida ei maini? No nad on siin, tulevad kinnised üritused. No selge. Oi, katkeb nii ära, ei kuidagi. No, ühesõnaga saime hakkama, nii et jõudu sulle, edu ja tervist. Ei, uuesti. Ei, esinemised on praegu kinnised, et võib-olla varsti tuleb midagi avalikku ka. Et esinemiselt on hetkel, mingisugune firmapäeval tuleb siin juuli alguses, see on avalik, mingi firma pidu Tartus. Aga teised on nagu sellised kinnisemad hetkel. Aga no sinnani veel on aega, mulle mõnikord pakkumised tulevadki üle öö. No selge. Ma ju ei tea ju kunagi vaata, No jõudu ja tervist sulle siis, kõik head. Kuidas? Et jõudu ja tervist ja kõik head. Jõudu ja tervist ja kõik head. Ja, vahet kuulda siis on. Tšau. Tšau. No nii, nagu kuulda võisid, et mul õnnestus siis üks intervjuu saada siis show-artistidelt Arnold Toksmalt ja strippar Marko Tasaselt, nii et ainult kahelt, jah. Aga noh, soovin neilegi jõudu, tervist ja palju meeleolukaid üritusi ja ka kõikidel teistele, nii et olge tublid ja terved ja nautige suve. Ütlen mina, Illar Kohvina.